Hei, Siim siin, täna harjutame veel harilikke murde. Nii, ja meil ülesanne on kirjuta hariliku murru kujul või koogi kujul. Kettad siis tükkidena koogi kujul vastavalt vajadusele. Nii, ühesõnaga, alustame siit sellest kollasest. Vaatame, et see on õunakokk. See on juba, loeme kokku palju siin. Murru kujul oli siis see, et meil oli murrujoon. Selline sirge ilus murrujoon. Ja me pidime nüüd ära lugema, mitu juppi on, mitu kokku on neid asju. Ehk siis palju siin kunagi oli, 1, 2, 3 oli lõigatud, see siis 3 oli kokku. Ja palju alles on, see värviline tähistab palju siis alles on. 1 on alles, ma olengi murru kujul sellele kirjutanud. Proovin need teisi ka kirjutada. Proovin need ka siin kirjutada koogi kujul, joonistada ja vaata ja siis pärast saad võrrelda, kuidas, mis minu vastus oli ja mis sinu oma. Aga siis mina lähen edasi, ehk siis see murru kujul sisuliselt tähendab seda, et meil on 1 osa 3-st. See. Nii, võtame järgmise, siin on meil järgmine. Nii, järgmine on, loeme kokku palju siin osasid oli, 1, 2, 3, 4, 5, 6 osa. Kokku oli 6 osa. Ja ilmselgelt on alles ainult 1, 2 osa. Ehk siis mida see murdele nüüd tähendab, see tähendab, et 2 osa 6-st on alles. 2 osa 6-st on alles. 2/6 kooki on alles. Ja kui sa tähele paned, siis see 2/6 tundub nagu koogide peal enam sama suur kui 1/3. Vaat see on 1/3, 2/6. Pärast sa saad teada, et tegelikult see ongi sama. Aga mitte selles. Lähme edasi, võtame siit järgmise, või siin on väga palju osasid. Aga esimene asi on ikka sama, tuleb teha murrujoon. Paksema. Nii, ja me peaksime siis leidma üles mitu osa siin kõigepealt on 1, 2, vastame siit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saad ka 10 või? Ma sain 10. 1 ja 0, siis kokku on 10 osa. Ja kui me nüüd üle loeme need, mis on siis ära värvitud ja mis alles on, me saame teada, palju kooki on. 1, 2 on mustika kohta ennast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 osa 10-st. Ehk siis 7/10. Ja koogi näitel siis on näha siin, et suur osa koogist on alles. Nii. Ja läheme edasi. Võtame selle koogi nüüd ette. Esimese asjana jälle joonistame murrujoone. Nii. Ja loeme kokku, mitu osa on. Siin on siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, ma korra 2, kontrollin ennast 3, 4, 5, 6, 7. On küll 7. 7 osa. Ja 7 osa siis on kokku oli alguses. Ja meil alles on, siin on 1, 2, 3, 4. 4 osa on alles. Ehk siis meil on 4/7 kooki alles. Nii, võtame järgmise. Meil on kooki ole, nüüd on siin 3/4, ehk siis me peame 3/4 kooki siia joonistama. Nii, aga ma hakkan siis, joonistan ühe sellise kette ära. Ma teen hoopis ruudukuulise koogi. Mul siin ühtegi ruudukuulist ei ole. Natuke kõverad tulid nüüd. Nii, ruudukuuline kook. Ja nüüd lõikame ta 4 osaks, kõigepealt lõikame ta pooleks mööda diagonaali. Nii, siis sellest oli piisa, kuna see on 4 jaotud, ma lõikan teise diagonaali ka pooleks. Mõnikord on küpsise koogid on tavaliselt kandilised, kuna küpsised on kandilised. Siis see on ka võimalik. Ehk siis, no võtan siit, siin on 1, 2, 3, 4 juppi, ehk siis me juppidega oleme hakkama saanud. Ehk siis me peame ära leidma, kuidas neid 3 tükki on, ehk siis see on 1 osa, see on nüüd teine osa, ja see on nüüd 3. osa. Ja 1 osa jääb meil värvimata, sest siin ei ole 4/4, vaid on 3/4. Siis mul on joonistanud koogi
millel on siis 3 osa alles 4-st. ja igaks juhuks mainin ära, et siin alati räägitakse ikkagi võrdsetest osadest, sest matemaatikutele ei meeldi ebavõrdsus. Matemaatikud tahavad, et kõik oleks võrdne, et siis neil on ilus hea lihtne arvutada. Sellepärast, et muidu jah, mõnikord sa võid ebavõrdseid osasid ka teha, et siis me ei saa rääkida 3/4. Aga siis kui võrdsed osad on, siis on 3/4. Nii, ja meil on viimane ka veel jäänud. Teeme viimane sellise. Nii, ja on 7/9. Seekord ei hakka kante tegema. Peaks 9 kanti tegema siis. Nii, teeme sellise suure, oletame, et see on nüüd pitsa. Ja nüüd peame ta kuidagi 9-ks jagama. Siis 1, 2, 3. Peame need ka kõik jagama ära. Oletame, et need enam võrdsed on. Kui ma silmaga panen, et siin osad on pisut mittevõrdsed. Nii, ma olen joonistanud ära 9 juppi. Loeme siit 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nii punkt tuleme see 9 osaks on jagatud see suur pitsa siis. Ja me peame 7 tükki nüüd siia joonistama. Okei, võtame siis siit. See on 1, 2, 3, 4, 5. Aga kui me nüüd seisma jääks, mitu juppi siis on? Ma ütlesin 5, ehk siis see oleks 5 9-ndikku. Me ütlesime 7. 6 ja 7. Ja me olemegi ära värvinud 7 9-ndikku pitsast. Mina teen veel harjutusväljakul veel selliseid harjutusi, siis mõiste, et mida see murd tähendab, see saab tasapisi selgeks. Et olla tubli ja harjuta.